Tere armsad! Lubatud november, vaatame üle, millised on need novembri sõnumid, nõuanded ja üldine energia. Ma mäletan, et mõnda aega tagasi ma vaatasin üldiselt sügist, et milline see sügis meile tuleb ja ma mäletan, et ma nägin, et sügis tuleb kuldne. Mitte ilma poolest, vaid energiate poolest, et selline spirituaalne upgrade, edasiliikumine, ülesminek meil on. Ja mulle tundub, et see kuidagi nüüd kulmineerub novembriga, sest ma vaatasin ka nii-öelda neid meie toetajaid, kes tahaksid novembri osas sõna võtta, siis ma nägin kohe peaingel Urieli, kes ongi selline spirituaalsuse, valguse vahendaja või siis valgusega ühenduja, et ta on peaingel, kes aitab sinul ühenduda iseenda spirituaalsuse ja iseenda valgusega, oma valguskanaliga. Ja tema ennast mulle praegu näitas ja tundub mulle, et ka tema tahab praegust seda novembri sõnumit meile läbi tuua. Ma korraks tunnetasin, kas ma seal tajun kedagi veel, aga mida ma tajun, on see, et november tuleb spirituaalne. Kas siis selline huvitavate taipamistega või huvitavate ärkamistega. Tavaliselt ärkamised tulevad läbi sellise mingisuguse raskema olukorra. Aga ma ei taju seda, et oleks kollektiivselt kuidagi selline väga raske või väga sügav mingisugune meeleolu, see kuidagi praegu nagu teistmoodi tuleb see ärkamine, mingisugused allalaadimised, taipamised, valgustumised ilma sellise väga tugeva raputava momendita, sest mugavustsoonis kasvu ei toimu, toimub alati siis, kui raputab. Nii, aga vaatame, mis minu Merineitsid siin, Merineitsi kaardid ütlevad novembri märksõnaks meile. Mis on novembri märksõnaks siin Merineitside järgi? Nii, meesenergia tervenemine. Kõik, mis toimub sinu meesliinil, kõige selle tervenemine. Rääkisin ka nädala sõnumist sellest, et tuleb nagu see periood, kus me hakkame paremini tervendama oma esivanemate liini, mis on meile üle kantud, mis on meil nii-öelda nagu pagasina kaasas, mis ei ole tegelikult meie oma. Ehk siis need esivanemate üle kantud karmad, negatiivsed emotsioonid, raskused ja tasuks siis vaadata võib-olla pigem sinna meesliini poole, mis sul sealt kaasa tuleb, mis suhe sul on meesterahvastega, mis suhe sul on isaga ja sealt sa leiad tegelikult väga palju iseennast ülesse, sest sinu sisemine mees on see, kes juhib sinu unistuste poole. Sinu sisemine naine on see, kes laeb alla kõik need taipamised, tal on ühendus kõrgema jõududega, tal on ühendus iseendaga. Ta nii-öelda nagu toob sinu unistused, sinu taipamised, sinu selle kõrgema ühenduse, sinu energia välja, aga meesenergia on see, mis rakendab selle energia, mis on sinu energia väljas, ehk siis ta paneb selle tööle, ta leiab sellele suuna, ta annab sellele kuju ja vormi. Et kui sa tunned, et sa ei julge astuda teatud samme, kui sa ei julge oma unistusi realiseerida, kui sa tunned ennast ebaturvaliselt iseendas, siis tasuks vaadata sinna oma sisemise mehe poole ja selleks, et aru saada, milline on sinu sisemise mehe energia, vaata üle, milline on sul suhe sinu isaga, milline suhe oli sinu isa ja ema vahel. Need 2 punkti, eks ole, ja sealt hakkab sul juba lugu hargnema, et kui sa lapsepõlves ei ole saanud oma isa usaldada näiteks, siis sa ei usalda oma sisemist meest ja see tähendab seda, et sul on nagu hirmsam või raskem oma teatud takistustest üle astuda, sest sa tunned, et sinu mees energia ei kaitse ega turva sind piisavalt. Ja siis sa ei pea jääma ohvri rolli, sa saad lahti ühendada teatud metoodikatega ma võib-olla, kui ma hakkaks seletama, siis video tuleks mitu tundi pikk.
aga lahti ühendada see osa, et see, kuidas sinu isa käitus või sinu vanaisa või kes iganes, ei määra seda, kuidas sina pead tänases päevas enda sisemisesse mehesse suhtuma ja kõikidele nendesse meespartneritesse, sõpradesse, kolleegidesse, mis iganes, kellega sa kokku puutud, eks ole, sest väline on meie sisemise peegeldus ja kui sinu sisemuses ei ole usaldust meesenergia vastu, siis maailm annab sulle mehi, keda ei saa usaldada. Nii. Ehk siis märksõnaks on meil meesenergia. Ma võtsin välja oma kuldajastu kaardi, kuna ma rääkisin kuldajastust või see, mitte kuldajastust, ma rääkisin sellest, et sügis on kuldne ja kõige esimene kaardipakk on mul keiser. Kõige esimene kaart paki peal on keiser, mis sümboliseerib täpselt seda sama meesenergiat, millest ma rääkisin, nii et väga huvitav. Ja teine asi on see ka, et naisenergia on praegu siin viimastel perioodidel hästi palju tööd teinud, ärganud, teed rajanud meesenergiale ja on viimane aeg, et meesenergia hakkaks järgi tulema. Spirituaalses maailmas on niimoodi, et naine on esimese sammu astuja. Füüsilises maailmas on mees esimese sammu astuja, on mees see, kes hakkab looma ja realiseerima ja naine järgneb. Spirituaalses maailmas on vastupidi. Naine on see, kes ärgitab meest. Naine on see, kes inspireerib ja sütitab mehe, et ta tahaks hakata siin füüsilises maailmas tööle ja looma. Ja need mõlemad energiad on sinu sees ja nendesse mõlemasse energiasse suhtu läbi iseenda vaatevinkli. Et ära keskendu nende tervendamisele läbi välise keskkonna, vaid vaata enda sisse. Nii, aga vaatame, mis need kuldajastu kaardid meil novembri kohta ütlevad. Mis see novembri energiat meil siin üldises plaanis on? Nõnda viisi. Nii. Intuitsiooni usaldamine, hästi tugev intuitsioonikaart tuleb ja ma vaatan, siin lõpus on ka intuitsioonikaart. Kuna ma rääkisin siin sellest, et spirituaalselt ärkame, mis see tähendab ka seda, et meie intuitsioon tugevneb. Ja mulle meeldib kohutavalt see kaart, mille nimi on emapuu juurte tagasi, sinna tagasi, kust sina oled alguse saanud hingena. Terve see nädala sõnum avas ukse selle novembri sõnumile, mul on tunne, ja see hingede aeg avas ukse sellele, mida november meil kandma hakkab, et see päritolu juurte ja see meie algse seemene teemad tõenäoliselt tulevad rohkem pinnale. Ma ei pea siin enam silmas ainult vereliini, ma pean siin silmas sinu hingeliini, kust sinu hing on tulnud, kes su hing on, miks ta siin on. Ja samal ajal, kuidas sinu vereliin on mõjutanud sinu tänast mina. Ehk siis oma emapuu juurde tagasi minek, kus on see sinu seeme alguse saanud, miks sa oled täna selline, nagu sa oled. See mõnes mõttes nõuab sinult ka seda, et sa julged minna endasse sügavamale, sinna osasse, mida sa oled täielikult ära kapseldanud. Ja seal on sul need vastused, mida sa praegu otsid. Kui sul on siin teemaks sellised sügavamad eksistentsi küsimused ja sügavamad transformatsiooni küsimused. Vastus on seal kapslis, mida sa avada ei taha, sest see avamine on ebamugav. Aga mulle tohutult meeldib see põhjakaart, kõige alumine kaart, mis siin on.
ülempreestrinna, pühalik tarkus. Ja sinna me praegu kõik liigume. See pühalik jumalik tarkus on meil avanemas, aga see ei avane iseenesest, nagu ma olen siin vist korduvalt varasemates videotes ka rääkinud, et mitte miski ei juhtu iseenesest, sa pead ise selle tukka andma, sa pead ise näitama, et sa oled valmis, sa pead ise vastutuse võtma ja sa pead ise julgema iseenda sisse vaadata, iseendaga tegeleda. Ja praegu tuleb mul see sõnum siin veel, et peaingel Uriel aitab sind selles. Ma olen ise peaingel Urieliga väga vähe töötanud, ta on mulle pisut võõras, aga ta näitab siin ennast ja ütleb, ta jagab ka seda, et jumalik tarkus on avanemas, jumalikud teadmised, mis on sinu enda sees, sest väga paljude meie sees on hästi sügavaid iidseid teadmisi. Need on meie sees olemas, aga need on magavas kujus. Me väga paljud arvame, et me peame väliselt omandama spirituaalset tarkust, tarkadest raamatutest ja läbi autoriteedi. Tegelikult mitte, need on meie sees olemas, need koodid on meie sees olemas, aga need on magavas kujus. Ja need on vaja lihtsalt läbi iseenda äratada, avades neid külgi iseendas, kuhu sa vaadata ei taha. Ja tavaliselt kõige suuremad spirituaalsed ärkamised, spirituaalsed tarkused, sinu kõige sellised võimsamad spirituaalsed anded ongi peidus nendes kapslites, nendes varjukülgedes, kuhu sa üldse sukelduda ei taha, kuhu sa vaadata ei taha ja kus sul tundub ebamugav. Ja seal all tavaliselt on peidus see kõige suurem kingitus. Ehk siis spirituaalne ärkamine iseendasse. Kes sa tegelikult oled ja kui palju väge ja võimu sinus tegelikult on. Me kõik oleme olnud siin planeedil Maa. Kas just kõik, aga ma arvan, et juba enamus meist on olnud siin planeedil Maa mitmeid tuhandeid aastaid erinevates kehastustes ja väga paljud meist on olnud preestrite, preestrinnade, väga kõrgete spirituaalsete inimeste kehades. Ja need tarkused on talletunud. Ja need on siin hingekoodis olemas. Väga paljud meist on tulnud teistest tähesüsteemidest, kus on sellistele tarkustele veel suurem ligipääs. Need on hingekoodis olemas siin alles. Tuleb läbi iseenda need uuesti taasavastada, minnes tagasi emapuu juurde. Oma alge juurde, oma juurte juurde ja sind juhatab sinna sinu intuitsioon. Oi kui tore, eks ole. Jälle see intuitsiooni teema, et usalda oma intuitsiooni, aga me ei pääse sellest. Kui sa tahad areneda, kui sa tahad tõusta, kui sa tahad iseendaga kuskile jõuda, ma isegi ei räägi siin sellisest spirituaalsest arengust, ma räägin sellest, kus sinu elu täidab rohkem küllust, kus sinu elus on rohkem küllust, armastust, paremaid võimalusi, rohkem positiivsust, siis see tähendabki seda, et sa pead minema iseendaga joondusesse, mis tähendab seda, et sa pead hakkama usaldama iseenda intuitsiooni, iseenda südame häält. Ja kui sa oled endaga joonduses, siis universum hakkab sulle andma, peegeldama vastu kõike headust, sest sa avad iseenda sees kõik need headuse koodid, mis sul on kõik tuduvas kujus, tuduvas olekus praegu. Nii. Ja see emapuu ei ole kuskil mujal kui siin südames. See emapuu on siin südames. Su kodu on siin südames. Kodu ei ole füüsiline koht. Nõnda viisi. Aga mida räägivad tarokaardid meile novembri kohta? Et tundub, et see november tuleb hingeliselt huvitav rännak meile. Nii, aga tarokaardikesed ja november. Mis on need sõnumid, mis tahavad veel novembri kohta läbi tulla, mida me peaksime teadma? Ja kas Uriel tahab meile veel midagi siin öelda? Ma kuulen sellist fraasi nagu wake up. Wake up. Nii, november.
mis on see, mõõkade 10. Mõõkade 10 oli meil esmaspäeval ka. See on niisuguse negatiivse vaibiga kaart, mis see järgmine siin on, sauade 2, väga hea. Aga ma näen, et see lõikab midagi vana, iganenud, ebaolulist läbi. See vana sina, see vana minevik, kõik see koorem, mis ei ole sinu oma, see saab läbi lõigatud. See saab läbi lõigatud ja võtab uue suuna. Meil on siin novembri alguses tulemas ka täiskuu. Loodetavasti ma räägin sellest homme, et ma jälle ära ei unusta. Ehk siis 5. novembril. Ja see täiskuu kaart tuleb ka siia. See täiskuu tuleb selgust tooma. See täiskuu tuleb tooma puhtust, on mul märksõna, mis tuleb. Mõttepuhtust, mõtteselgust. Sulle tuleb taipamine ja arusaam, mida sa pead läbi lõikama. Aga sa pead olema endast hästi teadlik, sa pead olema endast hästi kohal, siis seda selgem. See on, kuna see kaart siin, mis ma tõmbasin, on mõõkade kuninganna, siis ta on naine, kes on iseendas hästi kohal. Aga tal on selline intellektuaalne mõttepuhtus, mõtteselgus, mitte miski ei kõiguta teda, mitte miski ei sega teda. Ta on iseenda sellises rahus kohal ja mitte keegi ei saa tema mõtteid segada. Et tundub, et see täiskuu toob mingi sellise puhtuse energia, miks see puhtus kõnetab mind praegu. Et saaks selline edasiliikumine toimuda. Nii, november toob siia ka mingisuguseid huvitavaid uusi alguseid. Rääkisin sellest, et tuleb minna iseenda sisse, nagu see eraku kaardikene meil siin näitab, ja see loob uue mingisuguse suuna, uue alguse, uue sihi, uue entusiasmi. Narr on selline kaart, mis loob kõik uueks, eks ole, aga ta on selline uus energia, millel ei ole veel kuju, ei tea täpselt kuhu, ei tea täpselt mismoodi, kas üldse on võimalik uuesti, aga see entusiasm ja see motivatsioon on sees olemas, mida kinnitab ka sauade äss, mis on sellise uue loomeidee, uue leegi energia, et uus leek, teine leek, midagi süttib sinu hinges täiesti uut moodi ja täiesti kas siis uue suunana või uue valgusena, et sa tajud, et see, mis varem on olnud mõõkade 7, on olnud sinu jaoks siis kuidagi vale või siis enesepettus või ei ole sinu jaoks olnud kuidagi õige ja sa oled ise ennast või siis lasknud ennast saboteerida või manipuleerida, et see must on tegelikult valge. Aga sulle tuleb see taipamine või see mingisugune selgus läbi selle, et sa korraks lähed iseenda sisse iseennast kuulama. See on see nõuanne, mis siin novembris oleks vaja teha, et minna iseenda sisse korraks ennast kuulama, lasta oma intuitsioonil rääkida, lasta oma südamehäälel rääkida, lasta oma hingel rääkida. Ja siis tekib see ilus jadakene siin, kus erak ütleb, et eemalda segajad, eemalda igasugune kõrvaline müra, valed hääled, valed inimesed ja siit tuleb sulle selline mega entusiastlik uus algus, kus sa ka sisemiselt tunned, et davai, nüüd ma tahaks teha, nüüd ma tahaks luua ja proovida ja ehitada. See loomine, mis luua? See loomine, ehitamine võib tuua sellise, võib-olla ka kerge konflikti energia. Sest kui sa hakkad valima teistmoodi, nagu sa oled varem valinud, ja hakkad rohkem iseenda moodi otsustama ja kui sinu kõrval olevad inimesed ei ole harjunud, et sa iseenda moodi otsustad. Need inimesed sinu kõrval ei pea olema pahatahtlikud, aga nad on kogu aeg harjunud, et sa ei tee häält, et sa ei avalda arvamust ja sa ei seisa enda seest, siis see võib ükskõik millisele inimesele mingil hetkel šokki põhjustada, et aga nüüd peab ju kõik plaanid ümber tegema, sest sa järsku hakkasid häält tegema.
et alati see inimene sinu kõrval ei pea olema pahatahtlik, kes on sulle selle musta valgeks rääkinud. Ta lihtsalt on harjunud sellise inimesena, nagu sa oled, et sa tuled ilusasti kaasa kõikide ideedega näiteks või ei avalda piisavalt kõva häälega oma arvamust. Ja see ongi viinud sind kohta, kus sa oled. Ja kui sa üks hetk teed suu lahti, siis paratamatult see inimestele võib kõlada ehmatavalt, mis ei tähenda, et sa peaksid oma suu kinni tagasi panema, vaid see ongi see hetk, kus nüüd teha häält, näidata, et sa tahad midagi teistmoodi, näidata, et sinu tee on võib-olla teistsugune, kui sa varem oled kõndinud, sest me oleme inimesed, me oleme pidevas arenguetapis ja kui sa oled midagi valinud, siis ei tähenda, et sa pead sellesse kinni jääma. Sul on alati õigus valida uuesti, valida teisiti, sest me peame inimestena ja hingedena saama pidevalt areneda, muidu tekib stagnatsioon ja paigalseis. Maailmakaart. Narrikaart oli siin sees, eks ole, mis ma rääkisin. Kui sul novembris tekib see hetk, see uus entusiasmi hetk, eks ole, sa tahad midagi teha, ei tea, mida teha, aga see tahe on, siis mulle tundub, et see novembri teine pool toob kaasa selle ka teadmise ja selle oskuse, kuidas edasi liikuda sinna suunda, mida sa oled tahtnud teha. Ükskõik, mis teemad see ka ei puuduta, sinul olgu need suhted, töö, isiklik areng, mingisugune projekt või täiesti oma elu ümber muutmine. Mul on tegelikult tunne, et see elu täiesti ümber muutmine on pigem teemaks, hästi suured sammud, hästi olulised sammud, sest 2025 on transformatsiooni aasta ja meil algas november, viimane kuu sellest aastast ja mul on tunne, et praegu mingisugused energiat ootamatult hakkavad taga lükkama, et kuule, et sa oled siin 10-11 kuud oodanud, et selle transformatsiooniga algust teha nüüd, enne kui detsembri lõpp kätte jõuab. Mingisugune selline taoline energia siin üles tahab kerida. Et nüüd hakka suuri samme tegema iseenda valimise suunas. Kuigi see toob kaasa südamevalu. Kui sa oled endaga sellises kohas, kus sa astud suurt sammu ja sa oled nii-öelda täiesti iseennast ümber muutmas, sa oled oma elu täiesti ümber muutmas, siis see on normaalne, et sind saadab lein. See ei ole märguanne, et peaks tagasi astuma sinna vanasse suhtesse või vanasse elustiili või vanasse seltskonda. See on lihtsalt märguanne sellest, et sa oled muutumises ja leinamine on normaalne meie närvisüsteemil. Meie mõistusel on vaja seda aega, et ümber harjuda, ümber kohaneda ja see on normaalne, et sind saadab mõnda aega nagu selline leina või kurvastuse tunne ja isegi kui sa oled sisemiselt ümber kasvamas, sa tunned, et sa kasvad uude tasandisse ja see on normaalne, et sa leinad oma vana mina. See on normaalne, luba endal leinata, aga see ei tähenda seda, et sa peaksid tagasi kukkuma, eks ole. Paku endale armastust, paku endale hoitust, nagu ütleb müntide 9, et väärtusta ennast, esiteks hoia oma piire, väärtusta ennast, luba endale head, luba endale luksust, luba endale, see luksus ei pea olema suur ja kallis. See luksus võib olla lihtsalt ka see, et sa lubad endal vanni minna, sa ei ole võib-olla laste kõrvalt saanud aega pool tundigi iseenda jaoks. Võta nüüd see aeg. Mine metsa jalutama täiesti üksinda, nagu see eraku energia siin ütleb, eks ole, et eemalda kõik ebavajalik, tule iseendasse, hoolitse enda eest, mingisugused, mis iganes rituaalid sul endal on, kas joogamatil või looduses või mine vanni või mine oma maakoju, mis iganes. Selline mingisugune hetkeline lühiperiood, üksi olemine on hästi-hästi teretulnud, kus sa saad kogu fookuse suunata iseendale. Ja isegi natukene vaadata tagasi, et tänu kõikidele katsumustele oled sa jõudnud siia, kus sa oled. Tänu kõikidele läbielamistele oled sa see, kes sa oled. Aga nüüd on aeg muutuda ja võtta siht sinna ülesse poole. Valikuid saab olema palju.
ära lase endale kärbseid pähe ajada. Siin tuleb jälle see koht, et ära lase musta valgeks rääkida. Et see mingisugune energia siin on ikkagi üleval, et keegi, nagu ma siin enne ka rääkisin, et keegi on varasemalt sulle musta üritanud valgeks rääkida ja sa oled seda uskuma jäänud, aga see energia kuidagi on endiselt nagu novembris õhus. Et kui sa üritad siin samme astuda iseenda heaolu suunas, siis võib-olla see energia ei taha nagu maha sind jätta, et ta nagu natukene käib kannul ja üritab sind veel pisut ümber moosida, et äkki sa ikkagi usud, et see must on valge, kuigi sina oled juba aru saanud, et see must tõenäoliselt on must, sest su sisetunne ütleb. Ja kui keegi pakub sulle midagi, mis tundub olevat liiga hea, et olla tõsi, mõtle 9 korda. Tunneta 9 korda, ära ainult mõtle 9 korda, tunneta 9 korda. Kui me liiga palju mõtleme, me jõuame ülemõtlemisse, me suure tõenäosusega selgusele ei jõua. Me saame asju selgeks tunnetada. Mõtlemine viib kuskile pöörisesse. Seega ära lase endale kärbseid pähe ajada, ära lase endale illusioone luua. Ja viimane kaart, mis ma tõmban, mulle meeldib, et siit vaatab ka preestritar vastu. Nii nagu näitasin teile sellest kuldajastu pakist, et ülempreest rinnakaart tuleb ka siit. Aga sauade 3 ütleb meile seda, et uued perspektiivid, uued väljavaated, uued suunad, uued tuuled, palju julgemad kui varem. Nii-öelda julge oma sellisest senisest ampluaast välja astuda. Julge teha midagi teistmoodi, nagu ma ütlesin siin varasemalt ka, et uus leek või teine leek või mingisugune täiesti uus suund läbi selliste ebamugavate olukordade, mis siin võib-olla üles tulevad. Sul avaneb täiesti uus perspektiiv, uus suund, uus tee, mis tegelikult see kaart sümboliseerib ka reisimist. Võib-olla sa novembris võtad reisi ette, aga praegu, mida ma pigem tajun, on see, et kuidagi sinu mõttetasandil sa jõuad uute perspektiivideni ja uute väljavaadeteni. Et saavad tekkida uued suunad läbi sinu intuitsiooni ühenduse. Vot nii, et see intuitsiooni ühendus on sel kuul hästi-hästi oluline, sest me ei saa rääkida spirituaalsest kasvust, me ei saa rääkida enesearengust, enesekasvust, kui meil puudub ühendus iseendaga ehk iseenda intuitsiooniga, mis on üks osa meist. Meil on ju mitu osa. Ja see eraku energia lisaks intuitsiooni energiale on ka hästi-hästi kõnekas, et sa julged minna enda sisse vaatama neid laekaid või siis neid kapsleid, mida sa ei ole avada tahtnud. Need mineviku valusad laekad. Seal on peidus sinu see tõeline anne, sinu tõeline vägi. Ja kui sa sinna vaatad, siis nad enam sind ei häiri ka. Nende avamine ja sinna sisse piilumine hetkeliseks on ebamugav, aga kui sa teed need enda jaoks lahti, võtad armastuse, austuse ja aktsepteerimisega, andestusega vastu, mis iganes selle kapsli sees on, siis need enam sind ei hirmuta, ei mõjuta, ei trigerda, ei tekita sinus reaktiivsust. Nii et ma arvan, et see november tuleb huvitav eneseavastuse kuu, kus me kõik jõuame mingil määral lähemale, veel rohkem lähemale iseenda algolemusse, iseenda intuitsiooni juurde paremini ja me jõuame oma emapuu juurde tagasi. Ägedat novembrit sulle, aitäh, et kuulasid lõpuni ja tšau!